Aitäh, Mark Levin. Sooviksin, et saaksin sind oma nõunikuna kasutada. Iga päev. Tead, Ameerika Ühendriikides öeldakse, et president Trump teeb kõike, mida ma tal palun teha. Ja Israelis öeldakse, et mina teen kõike, mida tema tahab, et ma teeksin. Noh, kumbki neist ei vasta tõele. Me oleme iseseisvate ja uhkete riikide juhid. Me seisame oma huvide eest. Mina seisan Iisraeli huvide eest. Ja selle julgeoleku eest. Ja sageli oleme ühel meelel, mõnikord ei ole. Aga me austame üksteise suveräänsust, juhtimist ja pühendumust oma rahvale. Eelmisel aastal, kui ma siin laval seisin, nägin ma mõnda teie seast. Praegu ei näe ma kedagi teist. Aga ma nägin mõningaid kalleid sõpru, kes on siin. Richard, aitäh sulle! Meil on siin ka Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia president. Aitäh teile, proua. Meil on homme võimalus rääkida. Siin on nii palju kalleid sõpru. Ja ma mõtlen seda tõsiselt. Eelmisel aastal siin laval seistes rääkisin ma otsustest, rasketest otsustest, ajaloolistest otsustest, mille kohta paljud, sealhulgas paljud minu vastu kandideerinud inimesed, ütlesid tol ajal, et ma poleks tohtinud neid teha. Nad ütlesid mulle, et ma ei tohiks rahvasse siseneda. Ma sisenesin rahvasse. Mulle öeldi, et ma ei ründaks Hezbollah. Me ründasime Hezbollah. Nad ütlesid mulle, et ma ei astuks Iraanile vastu. Me astusime Iraanile vastu. Ja täna tahan ma alustada lihtsa küsimusega. Mida me oleme saavutanud? Sest need samad inimesed ja nende kaasajooksikud ajakirjanduses püüavad meie saavutusi pisendada. Tegelikult püüavad nad neid täielikult kustutada. Nii et mida me siis saavutasime? Siin on see, mida me saavutasime. Me takistasime Iraanil ellu viia plaani meid hävitada ning täna oleks neil selleks olnud tuumarelv, aatomipomm. Me hoidsime selle ära, me eemaldasime eksistentsiaalse ohu. Ja kui me poleks tegutsenud operatsioonis tõusev lõvi ja siis operatsioonis möörgav lõvi, oleks Iraanil olnud aatomipommid. Ja las ma ütlen teile midagi. Nad oleksid neid kasutanud, seda me takistasimegi. Koos meie Ameerika sõpradega, Ameerika õhuväega, Ameerika sõjaväega viisime läbi meie ajaloo suurima õhurünnaku. Me hävitasime Iraani tuumataristu. Me kõrvaldasime 20 nende tipptuumateadlast. 12 tõusvas reas, veel 8 möörgavas reas. Ja kui sa teadlased kõrvaldada, on tuumarelva tegemine väga raske. Äärmiselt raske. Me lõikasime terrorirežiimi juhtkonnal pea maha. Me purustasime nende raketitööstuse. Me lõime nende mereväe rivist välja. Me lõime nende õhuväe rivist välja. Me ründasime nende sõjatööstust, me ründasime nende sildu, me ründasime nii palju sihtmärke, et kogu kahju, mille me IRGC majandusele tekitasime, ei loeta miljonites. Seda ei loeta sadades miljonites, seda ei loeta sadades miljardites, seda loetakse sadades ja sadades miljardites dollarites. Ja neil võtab väga kaua aega, et taastuda. Väga kaua aega. Ja võib-olla nad ei taastugi. Sest kui need löögid on antud ja kui lõhe režiimi ja rahva vahel on nii sügav, ei saa keegi öelda, millal selline režiim kukub. Ja ma arvan, et me lõime tingimused selle tulevaseks languseks. See saab olema tõeline triumf, kui Iraani rahvas võtab oma saatuse enda kätte ja kukutab selle jõhkra režiimi, mis neid ja kogu ülejäänud maailma terroriseerib. Aga me ei seisnud silmitsi ainult Iraaniga. Me purustasime Iraani terroritelje. Me kõrvaldasime Sinvari. Me kõrvaldasime Anja. Me kõrvaldasime Defi.
me kõrvaldasime 10 000 terroriste. ja hoolimata neist, kes ütlesid, et see pole võimalik, tõime me iga viimase pantvangi tagasi Iisraeli. Iga viimase pantvangi, iga viimase neist. Sedagi ei taha mõned minu kriitikud meenutada, aga nad ütlesid, peatu enne Rafaht. See kokkulepe. Püüame terroristid kinni, toome oma pantvangid välja. Me ei pea Rafahsse sisenema, me ei pea võtma Philadelphia koridori, me ei pea Hezbollahka vastamisi minema. Ja jumala pärast, me ei peaks Iraani vastu minema. Aga me ei kuulanud neid ja me tegime seda ikkagi. Ja me saime nad tagasi, sest me panime oma vaprad sõdurid, meie võrreldamatult kangelaslikud sõdurid, otse nende tugipunkti Gazas. Ja nad kapituleerusid. Me tõime tagasi iga viimasegi pantvangi ja see on saavutus, mille üle peaks minu arvates uhkust tundma kogu Iisraeli rahvas ja kogu vaba maailma rahvas. Me tõime nad tagasi. Liibanonis me lasime õhku, ma ei tea, kas seda nimetada piipliteks või kutsungiseadmeteks. Mida te Ameerikas kasutate? Piiprid. Me lasime piiprid õhku. Me kõrvaldasime Nasarallahi. Me hävitasime Hezbollah sõjamasina. Me takistasime Redvani üksusel Galileasse tungimast. Me hävitasime üle 90% neist, 150 000 raketist ja raketist, mille Hezbollah oli meie vastu kogunud. Me kehtestasime Gazas turvatsooni. Me kehtestasime Süürias turvatsooni. Me kehtestasime Liibanonis turvatsooni ja hoiame seda nii kaua, kui see on vajalik meie rahva kaitsmiseks. Ma ütlen teile veel ühest saavutusest, mis minu arvates on mitmes mõttes, nagu Saara mulle ütleb, ja ma kuulan, teate küll, mida piiblis öeldakse. Kõik, mida Saara ütles Abrahamile, teate küll, ja mida Jumal ütles. Ta ütles, et kõike, mida Saara ütleb, peaksid sa kuulama. Noh, ma ei ole Abraham, aga ma kuulan oma poega. Ma arvan, et suurim saavutus, mille oleme saavutanud, on hirmu barjääri murdmine. Aastaid öeldi meile, et ei tohi rünnata Iraani pinnast. Jah, te võite teha Mossadi operatsioone ja me tegimegi üsna mitu. Ma andsin paljudele neist loa. Aga sa ei saa saata meie sõjaväge Iraani. Aga me muutsime seda. Me saatsime oma vaprad piloodid Iraani taevasse ja nad hävitasid sihtmärke, režiimi sihtmärke, terrori sihtmärke. Raketipatareid, rakettide tootmiskohad ja tuumarajatised. Me muudame Iisraeli julgeolekudoktriini. Me alustame, ründame, üllatame ja ründame neid vaenlasi, kes püüavad meid hävitada, kes tahavad meid tappa. Me ründame neid enne, kui neil avaneb võimalus seda teha. Kui sa tead heebrea keelt, akam lorgetša, ashkem logo, tapa nad esimesena. Nüüd ma tulin siia 50. aastapäevalt. Minu venna langemisest Entebes, Mount Herzli mäelt tema haual. Johnny fell Entebes. Juhtides oma sõdureid operatsioonis, mida peetakse kaasaegse aja suurimaks päästeoperatsiooniks. Entebbe näitas, et vaba rahvas, kui nad koguvad oma julguse, jõu ja tahte, nad suudavad ületada maailma kõige hullemad türanniad, ükskõik kui ähvardavad või keerulised need ka poleks. Ja tõepoolest, pärast Entebbe päästeoperatsiooni see kaaperdamiste laine, mis oli levinud üle kogu maailma, see kaaperdamiste laine peatus, peaaegu täielikult peatus. Aga terrorirežiimid ei kadunud. Ja tegelikult nad jätkasid kasvamist. Ja neist kõige hullem on muidugi Iraan, maailma suurim terrorismi toetaja. 35 aastat pärast Johnny langemist Entebbes aastal 2010
minu isa tähistas mitte kaugel siit Begin instituudis. Ta ise ei tähistanud, tema 100 sünnipäeva tähistati tema eest. Ja ajaloolased rääkisid tema ajaloolistest uurimustest Hispaania inkvisitsiooni ja sionismi päritolu kohta. Ja need, kes teadsid tema tegevusest Ameerika Ühendriikides, et koguda toetust juudi riigile teise maailmasõja ajal, tema kohtumistest Eisenhoweri ja paljude teistega rääkisid ka sellest. Ja pärast terve päeva kestnud loenguid, kiidusõnu ja tunnustust tuli minu isa lavale ilma abita. Ta oli 100-aastane. Ja ta ütles järgmist. Ta ütles, aitäh teie kiidusõnade eest, aitäh nende lahkete sõnade eest, aga aeg on lühike. Nii et las ma lähen kohe asja juurde. Ja siin on see, mida ta ütles, siin on asja tuum. Iraan lubab hävitada juudi riigi. Iisraeli rahvas näitab maailmale, kuidas üks rahvas peaks käituma, kui seisab silmitsi eksistentsiaalse ohuga. Vaata vankumatult ohule otsa. Mõtle rahulikult, mida tuleb teha ja mida saab teha ning ole valmis õigel hetkel tegutsema. Ja siis lõpetas ta rääkimise. Need on viimased avalikud sõnad minu isa elus. See viib mind kindla usuni, ütles ta, et meie rahvas suudab selle ohu meie eksistentsile tagasi tõrjuda. No, 16 aastat hiljem tegimegi just seda. Ja ma ütlen teile nüüd seda, mida ütlesin täna vaid mõned tunnid tagasi oma venna haual. Ma ütlesin, et ükskõik, mis läbirääkimistel juhtub, kas lepinguga või ilma, luban teile, et Iraanil ei saa kunagi olema tuumarelva seni, kuni mina olen peaminister. Mitte kunagi. Kuni mina olen Iisraeli peaminister, ei lase ma sellel juhtuda. Ja ma ütlesin veel midagi Liibanoni kohta. Ma ütlesin ja kordasin seda siin mõned minutid tagasi, et seni, kuni peame oma rahvast kaitsma, jääme Lõuna-Liibanoni turvatsooni. Ja põhjus on täiesti arusaadav. Üheltki riigilt ei nõutaks teisiti. Kujutage nüüd ette Ameerika Ühendriike. Teisel pool piiri on teil tuhandete terroristide armee, kes ründavad teie linnu ja asulaid rakettide, ballistiliste rakettide ja tapvate droonidega. Nad tapavad teie sõdureid, nad tapavad teie kodanikke, nad tapavad teie lapsi ja nad ähvardavad neid iga päev. Noh, mida Ameerika teeks? Kas ta ütleks, me ei saa midagi teha? Ärme ava tuld. Kas Ameerika ütleks nii? Ei, sa tead väga hästi, mida Ameerika teeks. Ta ületaks piiri, looks turvatsooni, tapaks terroristid ja kaitseks oma inimesi, kuni oht on kõrvaldatud. Täpselt seda me teeme. Ja las ma ütlen sulle veel midagi. Ükski teine riik ei teeks seda paremini. Ükski teine riik ei teeks seda paremini, sest terroristid ei sihi ainult tsiviilisikuid, vaid peidavad end ka omaenda tsiviilisikute seas. Muide, sellega panevad nad toime topeltsõjakuriteo. Nii et küsimus on, mida sellega ette võtta. Me sihime terroriste, kuid igas sellises sõjas, igas linnalahingus on ka tsiviilohvreid. Ja tavaliselt on hukkunud tsiviilisikute ja võitlejate suhe umbes 7:1, 8:1. Gazas oli see suhe palju madalam, hoolimata kõigist Iisraeli vastu suunatud valedest ja laimust. Aga ma küsisin meie inimestelt, meie Kaitseministeeriumi uurimisosakonnalt, ma ütlesin, mis on see suhe Liibanonis.
ja nad ütlesid mulle täna, ma sain selle dokumendi just täna, peaminister, see on 5-1. ei, mitte 5 hukkunud tsiviilisikut iga terroristi kohta, vaid 5 hukkunud terroristi iga tsiviilisiku kohta, kes selle käigus kannatada saab. 5-1, ennekuulmatu, sest ükski armee ei tee selliseid pingutusi nagu Iisraeli armee, et sihtida terroriste ja minimeerida tsiviilohvreid. meid tuleks selle eest tunnustada, mitte hukka mõista. me teeme kõik, mis meie võimuses on, et kaitsta oma rahvast. meil ei ole sõda Liibanoniga. meil on sõda Hezbollahga, kes terroriseerib Liibanoni ja püüab meid hävitada. ja kui see Iraani käsilane ei ole enam oht, kui ta on laiali saadetud, kui ta on relvitustatud, siis jah, meil saab olema rahu Liibanoniga ja ma ootan selle allkirjastamist. muide, Mark, ma kavatsen siin veel päris kaua olla. ma tahan, et sa seda teaksid. Need ja teised küsimused on Iisraeli riigi julgeoleku huvides. olen pühendanud oma elu Iisraeli riigi julgeoleku kaitsmisele ja miski ei muuda seda. Mitte miski, absoluutselt mitte miski. ja ma saan seda teha, sest mul on minu kalli pere, abikaasa ja laste toetus, aga mul on ka enamiku Iisraeli rahva toetus. meie rahvas on nii tugev. Nad on nii tugevad. meie sõdurid on vaprad. Maailmas pole vapramaid sõdureid. Nad on nii kangelaslikud. ja me oleme kindlalt otsustanud kaitsta oma riiki ükskõik mis hinnaga. aga las ma ütlen teile veel midagi, mis ma tean, et vaevab igaüht teist. me näeme terrorismi kasvavat lainet. see mõjutab praegu iga riiki maailmas ja see mõjutab ka Ameerika Ühendriike. ja lubage mul teile rääkida, kuidas antisemitism on läbi aegade toiminud. alates sellest ajast, kui me kaotasime oma riigi ja jäime kaitsetuks, olime me kaitsetud mitte ainult füüsiliste rünnakute, vaid ka laimude vastu, mis sageli ja alati neile eelnesid. nii seisime me ühes riigis silmitsi selliste laimudega ja see viis lõpuks 1-2-ni, kas pagenduseni või tapatalguni. ja siis läksime me teise riiki ning seisime silmitsi täpselt samade süüdistustega pärast sõimu ja laimu, et me mürgitame kaevusid, joome tapetud laste verd, kanname endaga parasiite. muide, need on täpselt samad valed, mis jätkusid kuni natside holokaustini. täpselt needsamad valed. nii et meid tabasid need laimud, siis tapeti meid massiliselt, siis sunniti meid teise riiki ja jälle teise riiki ning sama asi kordus ikka ja jälle. siin toimuski muutus. see juhtus Iisraeli riigi tekkimise ja Iisraeli armee loomisega. Need ei pruugi suuta laimusid peatada. Need tulevad ja lähevad etteaimatava tsüklina, nagu mu ajaloolasest isa mulle ütles. aga muutus seisneb selles, et kui nad tulevad meid tapma, siis me võitleme vastu, me ei lase neil seda teha. meie võitleme vastu ja surume nad tagasi täpselt nii, nagu oleme teinud viimastel aastatel. ma luban teile, et me võitleme ka selle antisemitismi vastu kogu maailmas. me võitleme ka 8. rindel, võitlus meie delegitimeerimise vastu, võitlus laimu vastu, mis on suunatud juudi rahva vastu. aga ma palun teilt, Ameerika juudid ja diaspora juudid, et teeksite ühte asja. tõuske püsti. ärge tõmbuge kõssi. ärge kartke, võidelge vastu, sest inimesed austavad meid ainult siis, kui me iseennast austame. ja kui nad meie pihta valesid loobivad, vastake tõega ja tehke seda, seiske püsti, seiske tõe eest, seiske Iisraeli eest, seiske juudi rahva eest, seiske juudi tuleviku eest. aitäh teile kõigile, aitäh! aitäh!